vana Tallinna lennujaam. Ta on muide alles uue lennuvälja serval, aga sinna sisse ei saa. See on nüüd ära keelatud. Meil oli siis oma lennujaam. Lennukeid ei olnud palju, kuid nad lendasid, nagu seegi. Ta maandub ja maandub edukalt ja näete ka lendajaid leidus. Need olid eriülesannetega isikud. Rongid, kuhu te nõnda kiirelt veerete, puhvrite kõlksatus öises raudteejaamas, kes suudaks seda unustada ja sõit Minski võimas sõit. Kuis sai istutud kupeedes, kuis sai seistud tamburites, kuis suitsetatud koridorides. Ja juba enne ära sõitu, kuis lehvitati, kuis joosti rongi järel, ikka armastuse nimel. Sa lehvitasid ja lehvitasid, kuni rong taandus punktiks horisondil. Iial ei teadnud siis, kas sõitja tuleb enam tagasi. Selles põnevuses peitus elu võlu. Vaguni aknast võis näha jaamu. Rongijuht ei maganud kunagi. Meie magasime, aga jaamad möödusid. Rööpad, kuhu te nõnda kiirelt veerete. Tollal olid ka tõkkepuud. Lasid ette ja kõik. Kui kaunis see oli, eriti juunis ja juulis. Ja siis toodi šokolaadi või ei tea mida, igatahes magusta oli. Ja pärast taarusid läbi tamburite vagunrestorani, kus sai isegi õlut. Õlu oli laual valmis. Võta aga. Ja siis hakkas käima laev. Äidi väliskomandeeringus. 80 kilomeetrit põhja pool ootas meid sõbralik Helsingi, kus finlandiseerumine käis täie hooga. Nad olid ikka lilledega vastas ja nutsid liigutusest meid nähes. juuni 1965 Tallinna linnas. Esimene Tallinna trollebuss läheb niisiis esimesele proovisõidule. Ja ma arvan, et ma olen ka esimene, kui ma lasen siia kassasse praegu 4 kopikat. Piletit meile veel ei anta, sest täna nimelt algasid proovisõidud. 4 kopikat. Ja tramm oli ka. Alati eriti kevadel haaras meid sõiduvaimustus. Ikka 4 kopikat ja trammi teele. Oi buss, Piritale palun, Riiga palun, aga enne tangime. Võimalused avanesid, maailm läks lahti. Seal, kus lõpeb asfalt, seal ootab mind kallim. Seal, kus lõpeb asfalt, seal ja.
Kuid oli aeg uuendusteks, juba remonditi raudruuna teid, juba rühkisid kohale buldooserid, juba rajati uusi sildu. Ei võimalikule stagnatsioonile, see oli meie peaidee. Vahel enne loojangut anti meile järelemõtlemispaus. Tühjades rongides, tühjades jaamades vaatasime mõtlikult enda sisse. Ent siis jälle teele. Oli aeg käia, tuli jälle aeg lennata. Ja oletki Kingissepas. Ja ikka sõitsid trollid, ikka sadas lund, ikka arenes Mustamäe, ikka kasvas väike Õismäe ja valmistus saama suureks Suur-Õismäeks. Üha rohkem sõitis ringi uusi busse, üha rohkem tekkis tramme. Ootamatult kangastus meie ette uus lennujaam. Talutare kujuline, kui mäletate. Puhas, punane, tühi, tühi, tühi. Iga uus nõuab varjumist ja nüüd, kui juba nädal aega on Tallinna liinidel number 3 ja 4 liikunud uued trammid, on mõnigi sõitja arvanud, et vanemad trammid olid nagu kenama joonega. Kas oskate seda arvamust kummutada? Ütleks niimoodi, et aeg on seda nõudnud. Nimelt Saksa Demokraatlikus Vabariigis toodetud trammid on veidi juba vananenud, teisest küljest neid ka enam ei toodeta, samuti puuduvad ka tagavaraosad nende remontimiseks ning seoses sellega saame me viimasel ajal kõik trammid Tšehhoslovakkiast. Sellel vagunil on sisse viidud juba uste avamise nupud sõitjatele nii vagunis sisemisel kui ka väljapool vagunil. Esialgu me neid ei rakenda, kuid välismaailmas need on ennast väga õigustanud. Ja ta õigustas ennast. Nad kõik õigustasid.
küll me ikka sõitsime noores eas, trammide ja trollidega. Sõitsime mööda tühjasid tänavaid, kus ei parkinud kalli raha eest veel ühtegi autot. Ja vahepeal võtsime jälle taksosid. Nüüd võisid need olla muuseas juba erataksod. Kapitalism hakkas sisse tungima. Ja taksost hüppasime laevadesse ja laevadest rongidesse. Kuid ülesõidukohtadel olime alati ettevaatlikud. Kuidas see konkreetselt välja nägema hakkaks nüüd see liin? Trammiliin, mis tuleb ülevalt Lasnamäelt Oktoori põhja, kas läheb Vesivärava tänava kaudu ja ranna või põhjapuiesteed mööda Koplisse või ka Pärnu maanteele ja teine osa on ühendatud Türnpuu tänava kaudu Tartu maanteega. Üldse Tallinna linn peaks minema võimalikult üle elektritranspordile, selles suunas tuleb arendada ka trollibussiliini. Vaat selline põlvkond oli ikka elu.